Mina olen Martin Motitšik, üks kaasasutajatest ja tegevjuht. Pille minu nimi ja tegeleme siin siis igapäevaselt heaolu ja juhtimiskvaliteedi tõstmisega töökeskkonnas. Meie mõlema tausta võiks võib-olla nii palju avada veel, et me ei ole psühholoogid ja isegi mitte väljaõppelt tarkvaraarendajad, et pigem Baltikumi tiimide juhtimine ja need sealt saadud kogemused ja teadmised on need, mis on meid sellele rajale siin täna toonud. Motitšekist rääkides siis Eestis loodud tarkvara, mida me tehniliselt kutsume töötaja kogemuse monitooringuks, aga millega me eesmärgistame seda, et meie juhid tõesti teaksid, mis meie inimestele täna praegusel hetkel sellel konkreetsel tööpositsioonil või selles konkreetses asukohas päriselt oluline on, kus tal oleks vaja tähelepanu ja võib-olla abi, kus on need kohad, kus nad on rahul, rõõmsad ja õnnelikud ja uhked oma ettevõtte ja oma töö üle seal. Ja selleks me siis jooksvalt kaardistame, kogume tagasisidet, kasutame nii neid küsimusi, mida te kõik erinevatest töötajate uuringutest olete juba kasutanud, aga saame sisse tuua ka operatiivsed, sisulised ettevõtte teemad ja süstematiseerime selle pildi siis juhtidele ära nii, et tõepoolest iga üksuse, iga tiimi juht omab reaalajas ülevaadet, kus on tähelepanu vaja ja kus on meie tugevused. Ja lisaks tiimijuhile ka tema töötajad, et kõik on samal lehel, jagatud inforuumis, ka mentor aitab siis juhte, kui peaks tekkima küsimus, mis paneb kukalt kratsima. Nii nagu Pille ütles, me suhtleme oma kliendi töötajatega igapäevaselt ja igaüks kasutab neid töövahendeid, mis tal käepärased on. Need, kes istuvad arvuti taga, nendel on neid valikuid rohkem, kes liiguvad ringi või arvutiga ei ole, nendel on peamine tööriist just see, nagu siit pildi pealt on näha, on see isiklik telefon või tööandja antud, ei oma tegelikult mingit tähtsust, aga tänapäeva reaalsus on see, et kui siin taskus ei ole, siis sind pole ju olemas. Ja kui me räägime graafikuga töötajatest, siis seal on suur hulk, ikkagi enamus töötajaid ei istu ekraanide taga, ehk et me peame kasutama kõiki võimalikke kanaleid, et nendeni jõuda. Ja võib-olla kaasaegsete märksõnadega veel see ka, et kuna meil on siis hirmus palju infot, mida me igapäevaselt kogume, siis meil on väga head võimalused kasutada ära nüüd kõik need uued AI funktsionaalsused ja Motitšekis elab ja töötab juhtimismentor Aidan, kes on kõigile juhtidele kättesaadav just siis, kui neil vaja on ja tema aitab analüüsida ja vajaduse korral annab nõu juhile. Jah, et data on uus õli ainult siis, kui ta on sisukas ja arusaadav. Ja kasutusele võetud. Jah, seda ka muidugi, jah. Juhtide kõrval on tegelikult personali juhtimisel ka ikkagi väga-väga suur mõju selles, kuidas siis inimesed ennast tunnevad ja selles ka, mida nad suudavad siis tööl korda saata. Ma mõtlen selles heas mõttes, et mis on see tootlikkus ja suutlikkus ja vastupanu ka. Ma tänast sisulist poolt tahangi avada tegelikult sellega, kus Motitšek oma eelmises webinaris pooleli jäi või õigemini, mida me eelmine kord käsitlesime. Motitšeki Leadership Talk eelmine kord keskendus kestlikkusele, säästlikkusele, ringmajandusele ja meil oli külas Estel Bukk-Verston ehitusest ja Rinel Pius Solv Balticsist. Ja Rinel ütles ühe huvitava lause, mis oli äkki dominant kogu selle eelmise webinari kokkuvõtteks hea. Ta ütles umbes niimoodi, et töötajatega seotud kulutused on meie kasumiaruandes 70%. Et kuigi inimesed palju küsivad, et puhastus, keemia ja kõik see, et kuidas see kestlikkus mõjutab, siis tegelikult täiesti ükskõik. Oluline on tegeleda oma inimestega ja kestlikkust, jalajälge, ESG-d mõjutab see, kuidas meie inimesed ennast tunnevad. Siin nüüd ongi hea koht pöörduda kõigi meie tänase webinari osalejate poole ja küsida teilt, mis te arvate, kui suure hulga teie ettevõttes moodustavad inimestega seotud kulud? Ma mõtlen siin palgakulu, aga miks mitte ka näiteks töörõivad, kaitsevahendid. Hendrik, kas sa paned meile küsimus üles, et tuli juba, jah? Ja chatis on meil küsimus olemas. Olge nii hea,
pange sinna oma ettevõtte kogemus ja ärimudelid on erinevad, et see palgakulude osakaal võib erineda suuresti, aga vahel me unustame selliseid strateegilisi otsuseid tehes, kui suure osa nad tegelikult moodustavad. Vaatame, mis me kokku saame siit. Vaatan, siin on 40–60% ja üle 80% jagunenud. Me saame juba järeldada, et enamasti on vähemasti pool, aga pigem enam kogu ettevõtte kuludest seotud töötajate kuluga. Ehk et kõik, mida me strateegiliselt suudame teha selleks, et oma töötajate rahulolu ja kaasatust tõsta, on igati põhjendatud. Ehk et jällegi personali juhtimisega tegelevad inimesed, sageli öeldakse küll, et tugifunktsioon ja ei ole põhiosa ärimudelist. No tegelikult ongi ärimudel. Miks me sellest teemast nii palju räägime, et kõik oleme inimesed, saame omavahel hästi läbi, et kõik justkui oleks tore. Gallupi uuring hiljutine näitab, et vaid 5% töötajaid tunneb ja usub, et organisatsioon tõepoolest hoolib nende heaolust. Kuigi me näeme ju, et organisatsioonid pingutavad, Eestiski väga palju pakutakse lisaks palgale täiendavaid hüvesid. Paindlikkus on hea udune sõna eesti keeles muidugi, et selle alla võib kõike mahutada, aga me teame ju, et tegeletakse selle tööandja brändinguga nii väliselt kui ka sisuliselt väga. Võib-olla üks hiljutisi artikleid Fontese poolt päris hästi avas seda teemat ja Fontes toobki välja 3 erinevat põhjust, miks sageli see heaoluga tegelemine kujuneb hoopis nagu võlts hoolimiseks või et see, mida me tahame head, siis töötajateni ei jõua. Või nad ei tunneta seda sellise hoolivusena. Ja üks asi on see, et tegelikult ei teata sageli, et mida töötajad vajavad ja ei osata ka mõõta või ei ole neid tööriistu, millega mõõta, et kas see, mida me pakume, tegelikult töötab ka. Et nii-öelda jutumärkides pehmed mõõdikud puuduvad sageli ka juhtimismudelites, tulemusjuhtimises. See on elementaarne, et tulemusjuhtimises kasutatakse finantsnäitajaid, aga kui tihti vaetatakse sinna kõrvale näiteks kaasatust, haaratus, juhtimiskvaliteeti, vaimse tervise, mingit baromeetrit või indikaatorit. Töökeskkonna sellist turvalisust. Et kas juht lähtub oma sisetundest ja oma arvamusest ja jääb sellisele lihtsale tasemele, et töötajad vajavad lihtsalt rohkem palka või tahab ta teada rohkem ja mõista. Et kas, kui me ka turvakaamerast vaatame hommikul tööle tulevaid kolleege, et kas siis igal teisel on naeratus nii lai, et ta võiks minna hambapasta reklaami kohe otse või pigem mitte, eks ole, et see küsimus. Siis Fontes toob välja ka oskamatuse, et tegelikult ei tea nagu täpselt, kuidas ja mismoodi pakkuda ja kui me räägime ka graafikuga inimeste tööst, siis me peame ka kellaaegadega arvestama paratkamatult ja tõenäoliselt ka riiklike pühade, nädalavahetuste selliste asjaoludega. Ja mida ma juba korraga puudutasin, on välise kuvandi esikohale seadmine. Jube kihvt on öelda, et meil on Stebi lahendus ja siin on sadu võimalikke variante, mida valida. Aga see inimene, kellel on meeletu ülekoormus või siis oma finantsväljakutsete pärast teeb võib-olla 2 vahetust järjest, ta ei jõua mitte ühtegi spordiklubisse ega massaaži, mis seal valikus on. Ilus näeb välja, aga kasutust ei leia. Ja ega seal siis seda rahulolu ei saa ka täiendavalt tekkida selle meetme abil. Jah, et me oleme ettevõttena eraldanud ressursid, korraldanud mingid lahendused, aga peame tõdema, et nad ei leia piisavalt palju kasutust. Ehk et hästi oluline ikkagi on tõepoolest küsida inimestelt, mida nemad tänases faasis vajavad. Kindlasti vahetult peale pandeemiat olid ühed vajadused, need on tänaseks juba jõudnud muutuda ja siis üritada võimalikult palju pakkuda seda, eks.
Moticheck on olnud turul 3 aastat ja meil on täna juba see rõõm, et me saame jälgida meie klientide kasutamist ja seda erinevate tööelu valdkondade dünaamikat ajas ja siin teile näidiseks siis jaanuarikuus Motichecki süsteemi või platvormi kasutanud töötajate hinnangud oma tööelule ja need valdkonnad siin on sellised, mida Moticheck pakub valmis kujul ja valmis küsimustega. Seal on võimalus lisada küsimusi, seal on võimalus luua oma neid valdkondi. Need on siin praegu inglise keeles, ma loodan, et see on okei. Aga mida see meile siis näitab, et laias laastus, mille üle meie Moticheckis oleme hästi rõõmsad, et kõigi nende 3 aasta jooksul see selline kaasatus ja engagement on olnud jätkuvalt kõrge, ehk et need ettevõtted ilmselgelt, kes on tulnud jooksvat kaardistamist tegema, nad teevad tõenäoliselt ka väga palju muid tegevusi selleks, et see töötajate kaasatus oleks kõrge ja seda on ka näha. Aga tuleb tõdeda, et kõigi nende 3 aasta jooksul ikkagi seal alumisel poolel on olnud ootuspäraselt, siis ikkagi töötasu, vaimne tervis, mis nüüd jaanuaris on tõepoolest juba kõige kõrgem nõrk positsioon, aga tihti me näeme teda ka eelviimasel kohal. Ja teistpidi siis need sellised töökorralduse, tööprotsessidega seotud teemad. Et kindlasti me näeme järjest rohkem seda, et eelarved on piiratud, me näeme, et ettevõtetes koondatakse, mis tähendab seda, et töökoormus kasvab ja sellised tööstressi tekitavad ja töökorraldust puudutavad valdkonnad on ikkagi väga selgelt liikunud sinna alumistesse valdkondadesse. Ja mis ongi nagu huvitav välja tuua on see, et me näeme, meie kliendid on ju need, kes oma töötajatest väga hoolivad, nad küsivad oma töötajatelt iga päev 10 valdkondades tagasisidet. Iga töötaja iga päev annab oma sentimendi kohta sisendi. Ja me võime ka kinnitada seda, et probleemiks on tegelikult ikkagi ajajuhtimine, töökoormus ja ka arenguvõimalused või see perspektiivi nägemine. Sageli ju, kui räägitakse läbipõlemisest, öeldakse, et peamine põhjus tuleb töökoormusest või kehvadest tööprotsessidest. Ja see on väljakutse ka meie väga ägedate klientide jaoks. Mis veel võib-olla huvitav, mida Pille sa juba ütlesid, et vaimne tervis on praegu altpoolt 5. positsioonil ja pigem ilus keskmine number. Huvitav on see, et kui jälgida ühte või teist valdkonda läbi erinevate nädalate või kuude aasta jooksul, siis võib näha päris erinevaid numbreid üle erinevate organisatsioonide keskmisena, ühe organisatsiooni sees veelgi enam, organisatsiooni sees osakonniti või meeskonniti veelgi enam, seepärast, et me oleme nii mõjutatud selle väliskeskkonna poolt ja kellel on parasjagu mõni projekt punases või mõne kolleegiga suusad risti. Või kodunt tuleb see, tegelikult tuleb hästi palju seda ka väliskeskkonnast ja meie jaoks tööst rääkides ka kodu on ju väliskeskkond. Et jah, imelikul kombel meie klientide töötajatele detsember ja jaanuar on need kuud, kus nad annavad oma vaimsele tervisele väga kõrgeid hinnanguid. Detsember ongi tavapärasest kõrgem. Ja, detsember ongi andmise kuu ja helgem kuu ja fookus on mujal. Aga seda me võime ka öelda, et kui keegi mõtleb näiteks, et ma teen kord aastas uuringu, me võime öelda, mis te tulemused saate. Millised on nagu keskmisest pigem madalamad sellel perioodil ilmselt ja millised on keskmisest kõrgemad, selgelt on olemas sesoonsus inimeste sentimendis. Siin võib-olla veel selline kommentaar, et ärge tehke töötajate uuringuid novembris, detsembris, fookus on mujal tõepoolest ja me näeme seda, et vastamise aktiivsus ikkagi oluliselt langeb. Aga millest meie kliendid räägivad ka? Ma panin siia ühe sellise kolmnurga pildiks, mis iseloomustab organisatsiooni. Seal keskelt jookseb sinisega alla, ülevalt alla kommunikatsioon. Hea, lihtne, turbotoru. Ütleme, eeldame, et jõuab kohale. Aga see, mis tuleb alt üles, need mummud, punased või kollased ja hallid, see nüüd on see info, mis meil peaks tulema töötajatelt läbi siis juhtimismudeli või mingi uuringulahenduse
jõudma meieni see teadmine, sest tegelikult uskuge mind, need 300 inimest, kes töötavad teil organisatsioonis eesliinil, on kollektiivselt umbes 300 korda targemad kui teie juht. Et kõik me oleme oma ala spetsialistid ja kui nemad toovad oma valdkonna oskusteabe osas mingit uut, siis seda peaks kuulama. Uuringud ütlevad, et vähem kui 20% infot eesliinilt jõuab tippjuhtkonnani. Mida meie enda kliendi kogemuses näeme, on see, et töötajad räägivad meeleldi kaasa. Inimesed päriselt vastavad igapäevaselt küsimustele või väidetele, kommenteerivad neid. Meie klientidest üle 60% tavatöötajatest, lihttöötajatest vaatavad kuu jooksul oma tiimi tulemusi, kas üksinda või koos tiimiga, ehk et tegelikult inimesi huvitab. Ja see vastamine lihtsalt tuleks teha tehniliselt võimalikult lihtsaks ja mugavaks ja ka eesliini töötajad räägivad kaasa ja neil on oma arvamus ja nad saavad aidata meil seda töökeskkonda ja tööprotsessi paremaks teha. Juhid ütlevad, et arenguvõimalused ja vajadused tulevad täiesti ise lauale, inimesed teavad, mida nad tahavad, neil on ambitsioonid, arengusoovid. Mida me näeme on see, et otsese juhi vastutus ja mõju on päriselt suur, et personalijuht ei saa juhtida neid inimesi, kes on kuskil tootmises või müügis näiteks, eks ole. Ja lubama seda täiendan veel, et see tõepoolest see on otsene juht, kes loob tiimis selle kaasatuse ja kes mõjutab seda, kui motiveeritud meie inimesed on. Et tihtipeale need meie eesliinitiimide juhid ei ole nii koolitatud ja pole kõiki neid häid raamatuid lugenud. Ehk et toetus sinna on väga vajalik ja see tuleb ka kõikvõimalikest globaalsetest uuringutest välja. Nende mõju on kõige suurem ja samas seal eesliinil võib ju olla veel ka see, et need tiimid on keskmisest suuremad. Et neid on vaja toetada ja koolitada. Ja või ka hajusad, et juht ei ole nendega koos kogu aeg. Pimenurgad on päriselt reaalsus. Kui teil on näiteks äge müügijuht või logistikajuht, küll ta oma selle põhivaldkonnaga hästi hakkama saab. Aga meil kõigil on tööaeg ikkagi piiratud ja üldse päevas aeg ei jõua kõikide inimestega kõigest rääkida. Ja on asju, mis jäävad tähelepanust välja, seepärast, et meil on tulekahjusid, aga lisaks sellele veel olulisi fookusi, mis on meil, nagu ingliskeeles öeldakse, on top of our mind, ja see pimestab. Ja juhtkonna jaoks võivad need pimenurgad olla ka need teemad, mis ei ole nende strateegilises fookuses. Ehk et tõepoolest ettevõtte positsioonilt on meil oluline tegeleda võib-olla nende 4 teemaga, aga need inimesed konkreetsel positsioonil või konkreetses asukohas, neil võib olla kriitilisem lahendada ära mõni teine teema, et strateegiliste probleemideni üldse jõuda. Nii et need pimenurgad erinevatel positsioonidel võivad olla väga erinevad. Ja reaalsus, kas me kutsume seda maailma piinimaailmaks või vukamaailmaks, igal juhul ta on ebastabiilne pidevas muutuses ja nagu ma alguses ka ütlesin, muutus ei ole ainult see, mida meil juhtkond otsustab, et muudame. Inimesed tulevad hommikul tööle erineva tujuga. Me ei saa seda kontrollida, millest see on tingitud, kas see on Donald Trumpi eelmisest väljaütlemisest, on see hommikul olnud situatsioonist kodus, lasteaias või liikluses. Ja kui me võtame veel kokku selle, et Motitšeki kogemus täna, et meie kõige suuremad fännid tegelikult on just nende ettevõtete hulgas, kus on hästi suur selline eesliini töötajate osakaal. Inimesed, kes Sa mõtled eesliini all seda, kes ei ole arvuti taga? Kes ei ole arvuti taga, kes tihti töötabki graafikuga, kus võivad olla keskmisest suuremad tiimid ja just nimelt nende tiimide juhid on peegeldanud meile tagasi, et selline info kogumine jooksvalt ja väga laial skaalal annab neile sellist juhtimise kindlust juurde. Ja kui me praegu korra vaatasime sellest, et mida meil kliendid on tagasi peegeldanud, siis zoomime korra välja. Ja seda juttu rääkides, et mida graafikuga töötaja ootab, me peame ikkagi korra mõtlema ka sellele, et kus me täna oleme ja mis on megatrendid meie ümber ja kas me saame neid eirata. Hästi palju on viimasel aastal räägime AI-st, räägime digitaliseerimisest, tehnoloogiast, aga päriselt. Mul üks poeg on praegu keskkoolis, teine on ülikoolis. Mitte kumbki neist ei saa oma tööd tehtud ilma
tehisintellekti kasutamata. See on koolilastel oma koolitöös. Õpetajad eeldavad, see on normaalsus, tänane normaalsus, et õpilased erinevates ma ei tea algkooli kohta, seda ma ei tea öelda, eks ole, algklasside kohta, aga nendes õpitasemetes on juba, see on normaalsus, et sa kasutad neid tööriistu selliselt. Ma arvan, et ma võin nagu väikese mööndusega öelda ka seda, et kumbki poiss pole hoidnud käes telefoni sellise mõttega, et see aparaat on mõeldud selleks, et sinna sisse rääkida esmalt. See on esmalt ikkagi multimeediaseade, millega saab teha kõike muud kui audiokommunikatsiooni harjutada. Teine asi, me peame teama seda, et rahvastik vananeb, eriti Eestis, aga meil ümberringi ka. Ja tegelikult siin ongi hea koht nüüd uuesti pöörduda teie poole, head kuulajad. Mõelge korra niimoodi, et kui vanad on teie tänased töötajad, võtke oma organisatsiooni keskmine vanus ja pange sinna juurde 10 aastat. Kui vanad need inimesed 10 aasta pärast on teil majas? Ehk et kui me tahame olla ka 10 aasta pärast edukas ettevõte, siis kas meie inimesed on pensionile minemas, juba pensionil või on meie keskmine vanus piisavalt noor ja siis teistpidi, et kui me peame neid noori hakkama kaasama, siis kas nad on valmis meie tänastesse tööprotsessidesse tulema, arvestades seda, mida Martin enne rääkis, et nad on harjunud sellega, et nad ei tee enam rumalat tööd, et nad kasutavad kõikvõimalikke digitaalseid töövahendeid ja et kas nad on valmis sellistesse ja senistesse protsessidesse nagu panustama. Ja ma vaatan, meil need vastused praegu jagunevad siin webinaril väga hästi ühtlaselt. Olukord ei ole nii hull, võib-olla seda megatrendi saab ka natukene nagu eirata või edasi lükata. Aga see on hea harjutus, mida organisatsiooni sees läbi teha ja mõelda, et aga keda me 10 aasta pärast juhime, mismoodi, mis on need ootused ja kuidas me vajadusel olema atraktiivsed sellele noorele generatsioonile, või kust tulevad need uued töökäed. Ega see AI ei tee meie eest tööd ära, keegi peab ka seda AI-d juhtima ju. Just. Ja kas me peame hakkama juba täna välja koolitama neid uusi kolleege selleks, et meil 10 aasta pärast oleks see asendus olemas? Ja siis on Eesti keskne asi on see, et meil rahvastik väheneb. Ei olegi töökäsi, aga võib-olla ei ole ka kliente, võib-olla ei ole probleemi, ma ei oska öelda, oleneb ärimudelist, eks ole, aga see on reaalsus ja see kliima soojenemine, mis meie ümber toimub, kuidas see mõjutab meid. Neid megatrende võiks nimetada veel kindlasti 3-4 tükki, aga peame tegelikult mõtlema nendele suurtele asjadele ka, need on väljapool meie kontrolli ja me ei saa neid eirata. Nad lihtsalt tulevad nii ja siit tekibki see, et kuidas muutuvadki nende töötajate ootused, mida nemad tahavad. Kas äkki uued tulevadki meile tööle maailma parandama ja tegelikult mingid teised ootused on väiksemad kui see, mida meie ettevõte rohevaldkonnas näiteks teeb või sotsiaalses valdkonnas, sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Ja lihtsalt üks näide siia, et seda on hästi palju uuritud, kõiki neid ootuste muutumisi ja tõepoolest pandeemia järgselt need muutused on kiiremad kui seni. Ja kui me räägime nüüd sellistest tõesti eesliini tiimidest, siis hästi tihti kuuleme meie ka oma tööd tehes. Oma tööd tehes seda, et meie inimesed ei taha muud kui rohkem palka. Et üks oluline muutus, mida siin tänases kontekstis välja tuua, on see, et tegelikult palk ei ole enam kõige suurem määraja. Gartner siin näiteks on toonud välja oma uuringus, et töölt lahkumise põhjusena vähemalt sama suur ja oluline kui kompensatsioonipakett on ka see, et meie töötajad tunnevad ennast selles töökeskkonnas turvaliselt, nad tunnevad oma arengut ja seal ei ole läbipõlemise sellised igapäevast tunnet ja täpselt sama olulisena on sinna kõrvale tulnud veel ka paindlikkus, ehk et ei ole ainult nii, et meie inimesed lahkuvad ainult palga pärast, juhtimiskvaliteet on oluline ja paindlikkus on tulnud, et jääda, et me peame sellega arvestama ja ka ettevõtetena siis tegema võimalikult palju sellest, et nendele ootustele vastata. Jah, ja meie
mida me näeme, on see, et meie klientidel ongi tegelikult hästi tulnud välja see, et kui nad oma töötajaid pidevalt kuulavad, nendega on pidevalt dialoogis, siis on hea nendele ootustele vastata. Ega sageli kõik ei saa, Ukraina sõda ei saa ära lõpetada või mingeid muid asju, suuri investeeringuid teha, aga jagatud mure on pool muret. Ja mis peamine, kui otsene juht saab oma tiimiga rääkida ka konfidentsiaalselt sellest, et mis on võimalused, mis on parandamist vajavad asjad või mis on ka hästi ja patsutada õlale, siis sealt tekib selline uus jõud edasi minna ja teistpidi ka uus jõud asju koos ära teha. Delegeerimine kõige lihtsam. Sa tõenäoliselt leiad oma tiimis kõige parema projektijuhi selle probleemi lahendamiseks, kui kõik on nagu ühel lainepikkusel. Ja Oxfordi ülikooli heaolu uuringu keskus toobki välja, et töötajate heaolus kõige suurema mõjuga ongi head juhtimispraktikad ja paindlikkus. Ma natuke avaks seda isegi veel. See on väga värske uuring, üle 40 000 töötaja Inglismaal ja uuriti just nimelt seda, et kui suure mõjuga kõik need vaimset tervist mõjutavad programmid on, et me täna paneme juba päris olulise ressursi sinna ja kurvastuseks selles uuringus tõdeti seda, et tõepoolest kõigi nende tervisekindlustuste, mindfulness praktikate, joogatundide mõju on tegelikult oluliselt väiksem kui see, et meil tõepoolest on hea töökeskkond, meie juhid pakuvad head või suurepärast juhtimiskvaliteeti ja need töötingimused on paindlikud. Ja ainuke erand seal, mis tegelikult tõstis kaasatust ja mõjus positiivselt vaimsele tervisele ka, oli vabatahtlik osalemine mingites heategevuslikes projektides. Aga jah, et kuhu me oma fookuse, aja ja ressursi paneme, juhtimiskvaliteedis tõepoolest sinna on mõtet investeerida, vähem tähelepanu ajalooliselt on saanud need kesktaseme eesliini tiimide juhid, toetame neid ja paindlikkus, mis tõepoolest seal graafikuga töötajate puhul võib olla komplitseeritum, ehk et me ju eeldame, et nemad peavad oma tööd tegema siiski mingis konkreetses kohas, seal võib olla ka sõltuvused vastastikku meeskonnaliikmete ja tiimide vahel on suuremad, et kuidas seda siis pakkuda? Jah, aga see ongi see, kus tegelikult tänapäeva tehnoloogia saab olla juhile nagu pulsikell käe peal, mis annab talle indikatsiooni, kas on hästi, mis on hästi ja millega natuke rohkem trenni teha. Aga tõesti see paindlikkus, nii nagu sa, Pille, ütlesid, et ei tohiks arvata selliselt, et kui tootmise tiim käib tehases liini taga tööl, et siis paindlikkust ei saakski justkui olla, seepärast, et tööd tuleb teha sellel ajal selles kohas. Ma arvan, et see on see koht, kus me saamegi anda nüüd teatepulga Hendrikule üle. Ole hea, võta sa siit edasi. Hendrik, sõna sulle. Aitäh, Pille ja Martin. Ma kõigepealt alustan küsimusega teile. Te mainisite sesoonsust enda küsitluste tulemustes, et infoks veel kõigile osalejatele ka, et need andmed, mis siin on siis teie igakuistest andmetest, kus te küsite töötajatelt kas igapäevaselt või nädalaselt või kuiselt küsimusi nende temperatuuride kohta nii-öelda erinevates valdkondades. Kui sa mainisid, Martin, et 6-6 on erinevusi, kas te olete selle 3 aasta jooksul näinud ka aastate lõikes mingeid muutusi või trende siin? Üks trend, mis on väga relevantne võib-olla sellele auditooriumile, ehk et kui meil aastal 2021, siis olid aasta teisel poolel inflatsioon väga kiiresti kasvas, meil hinnad kasvasid niimoodi iganädalaselt, siis mida me nägime, et see kompensatsiooni hinnang näiteks, ta kukkus suhteliselt kiiresti ettevõtetes, kus meie töötajatest suurem osa on kõrgharidusega spetsialistid ja ettevõtetes, kus meil on väga suur nende eesliini töötajate osakaal, ta sisuliselt ei muutunud.
Ehk et kui me näeme seda korrelatsiooni selgelt, et kui meil on juhtimispraktikad tõeliselt head, kui meie juhid hoolivad ja tegelevad sellega, et seda heaolu nagu luua ja parandada ja arendada, siis me ilmtingimata ei reageeri kõigile nendele muutustele nii valuliselt, kui võiks oodata. Ja võib-olla üks asi veel, mis öelda, oli päris huvitav näha siis, kui Ukraina sõda algas, siis tegelikult, kui ettevõtted olid jõudnud juba ise reageerida, tehes ka võttes ette mingid heategevusaktsioone, mingeid samme astudes, tehes korjanduse või toetanud siin olevaid põgenikke või neid töötajate sugulasi seal Ukrainas, siis jah, see nagu kõver käis põhjast läbi, sealt põhjast päris kiiresti, et see oli umbes 6 kuu välp, milles siis 3 kuud oli kukkumist ja 3 kuud samale kõrgusele tagasi tulemist. Et tegelikult jah, see tegudel on tagajärg, saab öelda. Ja, põnev, et ma aeg-ajalt olen teie veebilehel jälginud neid temperatuure ise, et mis see läbilõige on, et eriti kuna teil on ka seal arvestatav osakaal graafikupõhiseid töötajaid, kes neid tulemusi ju loovad. Aga millele ma ise keskendun ja mida ma valgustan, on selle sama temperatuuride see kõige viimane aste, mis on kompensatsioon, mis nagu näha jaanuari tulemustest ja tegelikult ka muidu, nagu Pille ja Martin mainisid, see on selgelt üks suurim ja enamasti ongi suurim rahulolematust põhjustav valdkond, sarnaselt näiteks vaimsele tervisele. Ja võib öelda, et see on alati nii olnud, et töötajad alati soovivad suuremat palka ja nad on rahulolematud enda kompensatsiooniga, kuid viimastel aastatel ja tegelikult ka kuudel siin on mõned muutused toimunud küll. Ja ma nüüd jagangi enda ülevaatega, mis muutused siin on toimunud, mida saab tööandja praktiliselt teha ja nagu ma enne välja hõikasin, siis tutvustan ka tasuta tööriista, mida iga ettevõte saaks rakendada, et seda probleemi puudutada. Viimastel aastatel ja kuudel, kui 21, 22, 23, 24 aastatel palgad kasvasid inflatsiooniga samas tempos või isegi kohati kiiremini, siis nüüd inflatsioon on mõnevõrra küll pidurdunud, kuid siiski arvestatavalt kõrge, kuid palgakasv on sisuliselt kukkunud nulli. Ma usun, et enda ettevõtetes näete ka, et kui 21, 22, 23 palgakasv oli seal 5% või isegi 10% ligidal, siis see aasta saab paljudes ettevõtetes kas päris null või nulli lähedal, samal ajal kui inflatsioon tegelikult pidurdumise märke ei näita. Ja see ongi ka see põhjus, miks see rahulolematus palgaga on suurenenud. Et tegelikult inimestel ongi vähem vahendeid, et enda rahaga ja eluga toime tulla. Ja selle aasta jaanuaris, ilmselt paljud teist on sellega ka kursis, palgainfoagentuuri CV Keskus tegi uuringu 7000 Eesti töötajaga, kus nad tõid välja, et kõige enam on toimetulekuga raskused mõjutanud madalapalgalisi, kes töötavad enamasti graafiku alusel. Nemad tõid välja, et need on lihttöölised ja klienditeenindajad ja et 84% töötajatest on valmis parema palga pärast töökohta vahetama. Aga mulle on alati tundunud, ja nüüd Viiakorinti tegevjuhina ma olen seda ise näinud, et see palgaga, kompensatsiooniga ja rahulolematust on nähtud väga ühetahulisena, et on palganumber ja sellest sõltubki, kui hea või halb on töötaja arvamus enda kompensatsioonist ja tööandjast. Tegelikult seal on rohkem komponente ja see tähendab, et ka rohkem võimalusi tööandjal, kuidas töötajaid aidata ilma, et tõsta palganumbrit ilmtingimata. Kõige olulisem komponent siin lisaks palganumbrile on see, kuidas töötajad enda palgaga toime tulevad. Jah, see sõltub mingil määral ka palga suurusest, kuid tegelikult mitte peamiselt. Sest see, et töötajatele ei oleks võlgu ega makseraskusi, see lähtub eelkõige, et neil on kulud ja tulude tasakaal, nad oskavad eelarvestada, säästa, et nad loovad endale meelerahufondi. Ja
et seda iseloomustada inimestele, kellel on mitmekordne Eesti palk, keskmine palk, siis neil võib samamoodi olla väga kehv rahaseis ja võlad. Et mida siit kaasa võtta on see, et kui töötajad oskavad enda palgaga paremini ümber käia, siis sõltumata sellest, kui suur see palk on, seda rohkem nad on selle palgaga ka rahul. Et jällegi see on see, mida ka palgainfoagentuur siinsamas jaanuaris rõhutas. Et seega võti selleks, et seda kõige suuremat rahulolematuse põhjust leevendada, ei ole ilmtingimata palgatõus, mis jällegi pole paljudes ettevõtetes see aastaga võimalik, vaid tugi töötajatele nende toimetulekul. Ja et see ei jääks teoreetiliseks arutuseks, siis ma tahtsin tutvustada ka mõningaid viise, kuidas tööandja seda teha saab. Rahatarkus ja rahaline toimetulek, tugi tööandjalt töötajatele, et nad tuleksid enda palgaga toime, võiks olla tegelikult osa sellest samast väärtuspaketist, mille hulka loetakse sporditoetust, loetakse tervisekindlustust, sest jällegi, nagu Martin ja Pille tutvustasid, kui inimesel on tõsiseid raskusi enda toimetulekuga, siis sporditoetus või tervisekindlustus ei pruugi talle olla see kõige parem tugi. Ilmselt ei olegi. Mõnele teisele on, aga talle mitte. Ja arvestades jällegi, et see suurim vaakum, suurim murekoht on rahaline toimetulek, siis see on üks võimalus, kuidas tööandja saab enda hüvepaketti ja väärtuspaketti parandada edasi tõsta. Aga arusaadavalt, miks see ei ole nii levinud olnud, on, et see tekitab ettevõtetes ja personalijuhtides palju kõhklusi ja raskusi, sest raha, palk ja toimetulek ongi tundlikud ja keerulised teemad. Väga ebarealistlik oleks eeldada, et personalijuht või ettevõtte juht, osakonna juht oleks ise finantsekspert, konsultant ja psühholoog ühes isikus, kes enda töötajaid nende teemadega aitaks ja et ta oleks pädev üldsegi seda tegema, et kogu seda teemade spektrikat, mida siin slaidil ka näha on. Ja selleks, et tööandja saab pakkuda tuge töötajatele nende toimetulekuga, peab olema tegelikult täidetud 3 eeldust ja seda just graafikupõhiste töötajate puhul. Kontoritöötajate puhul see on veidi teistmoodi, aga kuna vahetustega töötajad on tihti üle mitme asukoha laiali, nad töötavad mitmes vahetustes, tihti ka öövahetuses, on mitmekeelsed, siis selleks, et see tugi ja rahatarkuse materjalid nendeni jõuaksid, siis peab olema kättesaadav neile sobivas vormis, neile sobival ajal ja neile sobivas keeles, mida nad päriselt ka tarbivad. Teiseks personalijuhilt, nagu ma enne mainisin, ei saa nõuda, et tema kureeriks seda rahatarkuse sisu, sest see ei ole lihtsalt tema pädevuses ega tööülesannetes. Ja veel vähem tal oleks aega seda tuge pakkuda. Ja viimaks, see tugi peaks olema järjepidev, mitte ühekordne üritus. Tihti tehakse rahatarkuse loeng, mis on küll hea initsiatiiv, aga kui see ei ole korduv, kui töötajad ei saa ise seda tuge hiljem tarbida, siis sellest ei ole väga palju kasu. Ja selle jaoks ma tutvustangi seda tasuta rahatarkuse platvormi, mille me just oleme avalikuks teinud, mida ettevõtted saavad enda töötajatele pakkuda, just graafikupõhised töötajad, mis seisneb materjalides ja tööriistades, mis me Rahandusministeeriumi ja teiste riigiasutustega oleme teinud, et just nimelt lahendada jällegi seda suurimat probleemi, mis vahetustega töötajatel on. See on siis toimetulek. Ja mille laiem eesmärk on see, et meil oleks vähem inimesi, kellel on võlad ja kellel on makseraskused. Ja kuna see tänane teema kattub toimetuleku kompensatsiooniga, siis ma tutvustangi ainult seda tasuta versiooni. Et jah, meil on ka paketid, mille eest me saame raha, aga ma keskendun sellele tasuta lahendusele ja tutvustan, kuidas te saate soovi korral selle kohta lähemalt uurida ja alustada. Et ma tutvustangi vaid 2 osa sellest. Kõigepealt graafikupõhised töötajad saavad sellel platvormil näha, kui palju palka nad teenivad reaalajas ja jooksvalt. Nüüd, need, kes meie täna siin oleme, selle mõte ei pruugi olla koheselt arusaadav, sest meil on iga kuu reeglina fikseeritud kuupalk. Aga graafikupõhistel töötajatel võib kuupalk tihti kuust kuusse erineda.
mõni kuu see on 1500 eurot, teine kuu 1000 eurot. Mina ise ja Viakuranti asutajad, me tulimegi sellele mõttele tegelikult siis, kui me mõtlesime tagasi enda ajal ülikoolis, kui me rahastasime enda õpinguid, mina isiklikult Inglismaal, kus me ise olime graafikupõhised töötajad ja me nägime neid probleeme kõrvalt ja me nägime, mis lahendusi välismaal oli selleks töötajatele antud. Nii et see annab neile selle ülevaate ja läbipaistvuse, et nad mõistaksid üldse, kui palju neil tegelikult raha on, millega nad toime peaksid tulema. Ja seal on teine oluline pool veel. Töötajad saavad kohest tagasisidet enda tehtud tööle. See palga näol ei ole nüüd vaid siis kord kuus palgapäeval, vaid see on iga päev, kui nad lõpetavad vahetuse. Teine pool sellest on tegelikult tööriistad, mille alusel nad saavad sellest palgaülevaatest ka õppida enda rahaga targemini toime tulema. Seal me võimaldame neil peamiselt teha 3 asja. Kõigepealt nad saavad eelarvestada selle sama palga alusel, mis me nende puhul sisse tõmbame personali tarkvarast. Teiseks nad saavad rahatarkuse materjale ja tööriistu näha ja kasutada, mis aitavad rahaga paremini toime tulla. Me õpetame põhitõdesid, nagu näiteks meelerahufondi vajadus ja muud teemad. Ning kolmandaks, kui inimesel on makseraskusi ja võlgu. Ja ma etteruttavalt ütlen, et Eestis on neid üllatavalt palju, neid on üle 100 000 tänaseks, siis me saame nad suunata tasuta võlanõustamisesse, millega Eesti Võlanõustajate Liit meid aitab. Sest vähesed inimesed teavad, et võlanõu tegelikult on Eestis tasuta riigi poolt, aga neid on väga vähe, kes sinna jõuavad. Meie rakenduse kaudu nüüd on neil see võimalus ja nad on tegelikult teadlikud sellest, et nad ei pea jääma üksi enda muredega. Ja ma küll seda uhket näitajat, mis on tegelikult statistika, mille üle me ise tiimis kõige rohkem uhkust tunneme. Ma ei taha öelda, et see tuleb ainult see, et töötajad 29 korda kuus jälgivad meie rakendust. See ei tule ainult rahatarkusest. Paljuski tuleneb see vahetust ülevaatest, sest inimesi väga-väga huvitab enda palk, mida nad nüüd näevad meie rakendusest igapäevaselt ja jooksvalt. Aga nad kasutavad ka päriselt rahatarkust ja nad esimest korda tihti mõtestavad, kuidas nad peaksid enda rahaga toime tulema ja kuidas nad enda kulutusi peaksid haldama. Sest jällegi, nagu me eelmisel slaidil nägime, väga palju on neid, kes seda ei tee. Ja siit ongi minu üleskutse ettevõtetele ja personalijuhtidele, et kuna me just meie heade sõpradega organisatsioonidest, kellele läheb toimetulek, võlgnike arvu vähendamine korda, panime üles tasuta platvormi, mille saab ettevõttes käivitada, siis võtke minuga ühendust ja ma hea meelega tutvustan, kuidas seda saab töötajatega jagada ja kuidas see käiku lasta.